Üks huvitav moodus, kuidas veel oma toataimedest hoolitseda selliselt, et neil oleks tõeliselt hea olla ja et nende juurte tervis oleks korras, on viia nad hüdrokultuuri või poolhüdrokultuuri ja see võib kõlada natukene keeruliselt, aga tegelikult taaskord on Compo meile koduaednikele selle jällegi hästi lihtsalt teinud. Nimelt on olemas terve tootesari, mille nimi on Granuplant ja sellega tulevad kaasa mitmes erinevas suuruses mineraalsed graanulid, mis tegelikult on hoopiski piimskivi tükikesed ja samamoodi on ta kombineeritud ka spetsiaalse väetisega, mis siis hästi kokku sobib. Aga räägin siis igast asjast erinevalt ja ükshaaval, kuidas neid graanuleid saaks kasutada. Et siin on mul kott selliste suuremate graanulitega ja need on siis läbimõõdus kõige suuremad. Need on niisugused 8–16 millimeetrit suuremad tükid, mida mina tegelikult kasutaksin ka suuremate istutuste puhul lihtsalt võib-olla drenaažina, mis ma paneks poti põhja. Või siis ka väga nagu suuremate taimede puhul ma segaksin seda ka lihtsalt substraadi sisse, et see oleks siis poolhüdrokultuur. Ja tegelikult see pimpskivi on selles mõttes väga vahva, et ta tõesti oskab seda niiskust taimedele meelepäraselt reguleerida, et siis aidata meil, aednikel, oma taimi targemini kasta selliselt, et nad siis tegelikult need juured ka mädanema ei läheks. Ja teine suurus, palju väiksem suurus, mis neil on anda, on siis 2–5 millimeetrit ja tema on selline päris peenikene. Ja see on täpselt selline suurus, mida mina kasutaksin väikeste istutuste puhul ja siis näiteks miks mitte ka drenaažin hoopis taimede peal. Et näiteks siin on mul üks rosmariinitaim, keda ma püüan siin üle talve hoida ja tundub, et ma olen seni päris hästi hakkama saanud. Ja tema puhul ka, et ta küll kasvab substraadis, aga ma just katsin selle mulla pealmise kihi nende Granuplant graanulitega, just nende peenematega. Ja mida ta peaksin tegema on see, et ta siis aitab sellel taimel paremini seda niiskustaset hoida, sest rosmariini puhul tema eripära on see, et talvisel ajal ma peaksin teda vähem kastma ja see aitab mul siis tegelikult vähem kasta selliselt, et see pealmine drenaažikiht ka siin aitab seda niiskust hoida sellisel parajal tasemel. Ja teine asi, mis mulle väga meeldib Granuplanti juures on see, et tema ei sobi leinasääskedele just nende vastsete arenguks. Minul kodus see probleem on ja pidevalt ma pean neid kollaseid kleepse igale poole üles panema ja nädalaga tegelikult need kleepsud, need püünised on ka neid leinases valmikuid täis. Aga selles mõttes ma olen ka nagu väga elevil, et see aitab mul nagu sellest jagu saada ainuüksi sellega, et ma see spottide pealmise kihi juba selle Granuplant graanulitega ära katan. Teine asi, mis ma mõtlesin, mida on veel vahva teha, on teha ka selliseid hooajalisi lilleseadeid ja siin on mul ühed nartsissisipulad, mille ma varem välja võtsin ja juba nad on ajatatud, nad peaksid nüüd paari päeva jooksul ka hästi roheliseks minema ja nemad ma istutasin siia klaasnõusse ja mis mulle siin väga meeldib on see, et tegelikult need Granuplant graanulid, need on ka väga dekoratiivsed, nii et mul ei ole vaja eraldi dekoratiivseid kive koju tuua, vaid ma saan neid samu graanuleid ka targasti niimoodi kasutada ja kuna ta tõesti annab juurtele sellise soodsa keskkonna, siis ma usun, et siit ajatatud sibulatest ka peaks päris kenad õied tulema. Ja hiljem ma tahan uskuda, et ma tegelikult saan neid graanuleid siis mujal edasi kasutada. Samamoodi natukene dekoratiivsete ambitsioonidega. Ma tegin istutuse ka sellele juudihabemele ja ma valisin sellise kõrge klaasist nõu ja kõigepealt ma siis täitsin selle nõu nende Granuplant graanulitega ja ma valisin just need peenemad graanulid selle juudihabeme jaoks, kuna temale peaks selline tihedam istutus päris hästi sobima. Ja siis ma tegin siia väikse süvendi ja panin siia juba sellise hästi juurdunud taime siia sisse ja katsin siis ülejäänud ka nende graanulitega ja siis kassin, sellepärast et see kastmisvesi aitab siis need graanulid viia paremasse kontakti selle mullasüdamikuga, kus sees need juured on arenenud. Ja siin samamoodi ma tahan näha seda, kuidas terve see klaasnõu peaks tegelikult ka juurtega täituma ja aednikuna selliseid valgeid elujõuliseid juuri
meeldib mulle ju alati näha. Ja mida veel kindlasti sellise istutuse puhul, mis on klaasnõus, võib näha, on see, kuidas granuplant aitab seda niiskust reguleerida. Ja ka oma värvimuutusega tegelikult annab meile teada, et kas võiks nüüd uuesti kasta. Et kui ta muutub ikkagi märkavalt heledamaks just siit pealmises osas esialgu, siis võime juba vastavalt taime enda nõudmistele, mida me juba teame, mõelda, kas on vaja vett juurde lisada või mitte. Aga samas siit altpoolt, kui on selline natukene suurema varuga istutus, siis ei pea muretsema sellepärast, et siia seda vett jääb ja eriti läbipaistva nõu puhul. Aga jah, kindlasti ei ole mõistlik seda siis ülemise ääreni veega täita, sellepärast, et ta ise võtab siit niimoodi seda vett üles endaga kaasa. Nii et kui me oleme ka näiteks oma kodust pikemat aega eemal, siis me ei pea muretsema sellepärast, et meie taimed kastmata jäävad, sellepärast, et aja jooksul need graanulid annavad seda vett välja selliselt, et need taimed ikkagi saavad oma veevajaduse rahuldatud. Aga mul on veel ambitsioone, nimelt ma tõin endale koju veel ühe meeldiva monstera, nii, ja tema samuti vajab nüüd ümberistutust. Et ikka, kui tood endale uue taime koju, siis ma ikkagi soovitan teda natukene lähemalt vaadata. Esiteks, et ega ma mingit kahjurit endale kaasa ei toonud. Ja teine asi, alati tuleks ikkagi juurte seisukord niikuinii üle vaadata, mis siin potis on. Aga temaga on mul selline plaan, et ma istutan ta artevaasi isekastvasse potti. Ja nagu ma ütlesin ka, siis need granuplanti tooted ja selline hüdrokultuuri viimine sobib just nendele taimedele, mis on oma sellise juurdumise või seemnest kasvamise etapp juba läbi teinud ja võib öelda, et nende juurekava on välja arenenud ja et nad on oma juveniilse faasi läbi teinud täiskasvanud taimed ja seda see monstera kindlasti ka on. Ja vaatame natukene seda artevaasi potti ka, et on isekastev pott ja ta tuleb selliselt, et siin on siis selline kastmisava, siit ma saan kasta ja see tuleb ise endal kokku panna, et see võib algusel natuke ehmatada, et siin on palju detaile, aga tegelikult see on väga lihtne kokku panna, et mina sain esimese korraga hakkama. Ja siin all poti sees on siis veel üks tase, mis hoiab siis, hakkab seda substraati hoidma ja siin all jääb veel avaus, mis tuleb siis veega täita. Ja nende nupsukute abil siis, mis jäävad sügavamale sinna vee sisse, nendest hakkab siis vesi ülespoole tulema. Nii, aga vaatame siis, mis seisus see monster on, kelle ma poest endale kaasa tõin. Õrnalt koputan ta siit välja. Ja kui sa oled ka suuremat taime juba granuplanti ümber istutamas, siis sellise lahtise substraadi, mis ei ole tihedalt juurte ümber, selle võiks niikuinii eemaldada. Aga ei ole vaja kindlasti juuri paljaks teha, et nad aja jooksul tegelikult ise, kui taim harjub sellega, et tema juured on uude keskkonda sattunud, eeldatavasti on see neile ka soodne keskkond, siis ta ise ajab need juured sinna graanulite sisse. Aga natukene võib näha siin sellist juurekeerdu, see on tegelikult täiesti ootuspärane pilt ühel taimel, mis sellises väikses potis on, aga ta hinges monstera tahab ju kasvada veelgi suuremaks ja võimsamaks. Siis ma natukene siin võtan seda lahtist substraati lihtsalt ära, ilma et ma tegelikult seda juurepalli hakkaksin lahti arutama. Ja nagu näha, siis see taim on kasvanud sellises turba ja kookose segus, mis on sellistel õhujuurtega taimedel tegelikult täiesti tavaline. Aga ka minu kogemus näitab, et sellised monsterad, nemad tegelikult tahavad, et nende juured saaksidki veelgi rohkem õhku, kui kookose ja turba segu seda lubab, nii et sellises mineraalses mullas peaks ta tegelikult väga kiiresti kosuma, harjuma ja veelgi suuremaks ja võimsamaks kasvama. Nii. Ma näen, et juurte seisukord on väga ilus ja hea, nii et ma panen ta natukene siia ette. Ja nüüd ma siis täidan selle artevaasi isekasva potti nende kõige suuremate graanulite, kuna see on suur pott ka. Ja monstera juured kindlasti tahavad õhku, nii et ma valin need suuremad graanulid ja ma algusel täidan ta umbes veerandi osas.
nii, kui ma olen umbes veerand potti juba nende suuremate graanulitega täitnud, siis ma natukene käega teen siia süvendi, kuhu ma siis paigutan selle Monstera istiku ja ma proovin, kas ta jääb umbes sellisele sügavusele, nagu mulle meeldiks. Ja kui ma seda taime sätin ka, siis ma tegelikult arvestan selle indikaatoriga, mis siis näitab mulle, kui palju siin veereservuaaris vett on. Et siin on selline väike roheline hõljuk, mis siis hakkab üles-alla käima ja siin on skaala ka olemas. Nii et ma proovin selle indikaatoriga, kastmisindikaatoriga ka natukene arvestada. Ja kui ma praegu teda siin sätin, siis mulle tundub, et ta jääbki täpselt nii, nagu ma arvasin. Ja et ta nüüd siin paigal püsiks seni, kuni ma ülejäänud poti ka nende graanulitega täidan. Selleks ma tegin siia väikse süvendi, kuhu ma ta siia sisse nüüd pistsin. Ja nüüd muud ei midagi, nüüd tuleb lihtsalt ülejäänud pott ka nende graanulitega täita. Võib-olla võib sulle tunduda, et lihtsam oleks mul valada siit kotist otse need graanulid siia potti. Aga kuna ma tahan ka neid ikkagi niimoodi tihedalt vastu seda mullapalli sättida, siis ma ikkagi eelistan seda väikse kühvliga teha. Ma olen pool potti ära täitnud, siis ma vahepeal natukene sõrmedega ka sätin neid graanuleid paremini oma koha peale. Nüüd mul on 3/4 potti juba täidetud, ma natukene näitan ka. Ja siis ma omamoodi ikkagi vaatan, et ta läheks ilusti selle juurepalli ümber, et seda siis tuleks siin iga hetk natukene jälgida. Nii ja nüüd mul see pott on täidetud ja natukene jäi siin alles ka sellest 10-litrisest kotist, et saan veel mõelda, mida ma teha soovin. Ja nagu ma ütlesin ka, on kompo jällegi kõik meie koduaednike jaoks väga lihtsaks teinud, siis neil on olemas spetsiaalne väetis, mis siis tegelikult nende graanulite omadusi ei muuda. Ja need on samuti taimsed päritolu koostisosadega. Siin on muidugi ka juhend peal, et kui palju mingite taimede puhul kasutada, aga jällegi selles mõttes, et väga lihtne, peaaegu et lõhnatu toode, mis tegelikult ei muuda ka nende graanulite värvust ja ta tegelikult läheb sellisele alla 2-litrisele kannule läheb teda õige natukene, aga kui sul on näiteks olemas kodus juba Compo Complete väetis, mida me näitasime lähemalt ühes varasemas toalillede hooldamise videos, siis tegelikult võid sa neid graanuleid julgelt kombineerida ka Compo Complete vedelväetisega, aga sel juhul tuleks meeles pidada, et tuleks kasutada väiksemat kontsentraati, kui seal pakendil on öeldud, aga samas ka sagedamini väetada. Ma natukene niisutan veel kastekannuga ka neid graanuleid, aga neid sai siin ikkagi üsna hoolega laotud vastu seda mullapalli, nii et tegelikult ta peaks päris ilusti kontaktis olema ja see Monstera tegelikult peaks siin ikkagi väga ilusti kasvama hakkama. Ja samamoodi läbi selle kastmisindikaatori ka ma siis valan ülejäänud vee ja jälgin seda rohelist hõljukit, millal piisab sellest veest. Sel juhul sees need taimejuured ei ole vee sees, mida me kindlasti tahame vältida, aga samas on siin poti põhjas reservuaarist piisavalt vett, et ka, et samamoodi, kui ma olen pikemat aega eemal, siis ma ei pea muretsema selle pärast, et mu taim jääks ilma hooleta. Ja tegelikult ma usun, et sellist toodete kombot on väga nutikas kasutada kas näiteks avalikes hoonetes või näiteks miks mitte mõnes kontoris, kus siis tegelikult tulebki panna tähele, et nende taimede hooldus oleks lihtsasti korraldatav ja mulle küll tundub, et need Compo Granuplanti tooted selleks just on ideaalsed. Ja nüüd hakkas see hõljuk ka liikuma, nii et rohkem vett mulle siia valada juurde pole vaja. Igatahes ma loodan, et sa said siit mõtteid juurde, kuidas neid biograanuleid erinevate taimede juures kasutada ja kõik need tooted, mis sa siin nägid, on loomulikult saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Aitäh sulle, et seda videot vaatasid ja toredat aiandamist!